Mis on sinu jaoks kaasav haridus? Minu jaoks isiklikult kaasav haridus tähendabki seda, et me anname kõikidele õpilastele nende isikupära, eripära arvestades võimaluse saada võimalikult hea ettevalmistus eelseisvaks eluks haridusmaastikul. Mis on sinusuguse tugispetsialisti sellised põhilised ülesanded või funktsioonid selle elluviimisel, mida sa kirjeldasid? Kui me võtame nüüd kaasava hariduse põhimõtte, mida ma just eelnevalt mainisin, siis minu jaoks ongi siin hästi huvitav aspekt see, et mitte ainult õpilane ei pea kohanema selle keskkonnaga, kus ta on, ehk siis ühiskonnaga, kooliga, ruumiga, vaid tegelikult see keskkond peaks muutuma või muganduma siis arvestades selle õpilase vajadusi. Ja tegelikult see ongi ju see, mida me tänasel päeval üritame teha, mida me üritame luua. Ja selleks ongi ju keskkonnas need inimesed, kes saavad seda keskkonda mõjutada ja muuta, ehk siis tugispetsialistid, õpetajad, koolijuhtkond siis kooli kontekstis. Et minu ülesanne siis siin juures ongi tugispetsialistina kõigepealt välja selgitada, mis on need selle konkreetse õpilase vajadused ja siis nendest lähtuvalt juba edasi tegutseda, et kas siis suunata õpetajaid, suunata vanemaid, suunata ka õpilast ennast, et siis võtta vajadusel ühendust ka teiste spetsialistidega, näiteks väljaspool kooli, et leida ju selle õpilase jaoks kõige mõistlikum lahendus, kuidas ka kool saaks tema arengut igakülgselt toetada. Et jah, see on minu igapäevane ülesanne. No milliseid võimalusi on näiteks selles koolis loodud kaasava hariduse jaoks, kus sina töötad? Meie koolil on selles mõttes väga vedanud, et meil on olemas kõik tugispetsialistid. Meil on olemas täiskohaga töötav logopeed, meil on olemas koolipsühholoog, meil on olemas sotsiaalpedagoog, meil on õpiabiõpetajad. Et tegelikult kõik tingimused õpilase toetamiseks on loodud, et väga paljudel koolidel kahjuks sellist võimalust täna veel ei ole. Mis sa arvad, mis üldse on selline põhiline takistus või barjäär selle kaasava hariduse rakendamisel? On see mingi üldine selline mentaalne hoiak? Mulle tundub, ma loodan, et ma nüüd kellelegi liiga ei tee selle avaldusega, aga mulle tundub, et väga paljud õpetajad ei ole selleks veel valmis. Ma näen igapäevases töös, et on õpetajaid, kes natukene pelgavad seda, natukene kardavad seda, sest et see nõuab neilt ju lisateadmisi, lisaoskusi, lisavalmisolekut ja ma näen, et nad ei ole päris kindlad iseendas, sest see nõuab ju rohkem nii-öelda kastist välja mõtlemist selliste lastega töötamisel, see nõuab natukene suuremat panust ja see nõuab ka seda, et õpetajad ise oleksid usuksid iseendasse, et võib-olla ma näengi seda, et seda eneseusku on õpetajatel natukene liiga vähe, et neil on tegelikult olemas need teadmised, oskused, aga neil puudub see enesekindlus, kuidas seda kõike ellu rakendada. Ja see võib-olla pärsibki seda ideaali saavutamist, mulle tundub, et võib-olla kui õpetajaid rohkem toetataks, rohkem võib-olla mingite koolituste näol, siis ka nende see töötahe kindlasti suureneks. Tänan!